Esimene autoralli toimus Saaremaal 1974. aastal, seega 30 aastat enne tänavust arvult juba 37. võistlust. Tookordsel Tehumardi rahvarallil startis 354 kilomeetri pikkusele võistlusele 50 autot, seega tookord oli märgatavalt vähem osalejaid kui nüüd rekordarvulise osalejaskonnaga sportrallil aastal 2004. No ralli on ikka kõva arengu läbi teinud, järsku esimesed rallid olid ikka Moskvisid ja Sigulid olid tegijad ja Volgad ka muidugi. Sest esimese sportralli võitja oli Volga. Ja muidugi tänapäeva autod on hoopis midagi muud, kui vaadata, kaugata oma katse on olnud ju läbi aegade kogu aeg, siis ikka keskmine kiirus on ikka selle oluliselt tõusnud. Esimestel rallidel ma mäletan, no alla 110 oli keskmine, siis nüüd kipub juba 130 alla. Seoses Eesti taasiseseisvumisega ja raudse eesriide avanemisega on ralli populaarsus aasta-aastalt kasvanud ning kui osavõtjate arv on kahekordistunud, siis pealtvaatajate arv 10 kordasid. Publikut ikka esimestel rallide rajales oli ka suhteliselt vähe, ainult Saaremaa oma inimesed, aga viimastel aastatel on ikka väga palju publikut. Saaremaa nimi ikkagi müüb ja kui on Saaremaa ralli, siis tundub, et veel rohkem müüb. Kuidas see rada on muutunud ja kas on ka kohta veel, kus kohas see ralli läbi läinud ei ole? No kindlasti leiab sellised kohtasid, sest ralli on enam-vähem toimunud Lääne-Saaremaal ja Kesk-Saaremaal, ida pool ja Muhu saare peal ei ole veel jõudnud. Meenutudes ja võrreldes tänavust rallit 30 aasta tagusega sai aastaid rajameistrina tegutsenud Brockmanilt küsitud ka seda, millisena kujutab ta ette Saaremaa rallit 30 aasta pärast. Ei, jah. Selle küsimusele küll ei oska öelda, jah. No eks mingi ralli kindlasti toimub. Teed on vähemalt samad? Vaevalt. Ja autod on hoopis midagi muud, ma ei kujuta ette, mis autod siis võivad olla. 30 aasta tagust nostalgiat pakkusid tänavuse ralli korraldajad esimesena rajale saadetud Moskvitšiga, mis omal ajal oli sama igapäevane võidunõudleja kui tänase päeva Toyotad, Fordid, Mitsubishi ja Subarud. Uno X 37. Saaremaa ralli kuulsaim osaleja oli kindlasti 5-kordne soomlasest maailmameister Tommi Mäkinen. Stardis oli ta kui vippsõitja ning oma lemmiklapsega Subaru Imprezaga, paariliseks ralli peasponsor firma tegevdirektor Andres Kivistik. Mä ajoin talvella yhden rallin nolla-autona. Mulla oli siinä yksi eri kartturi. Sitten mä ajoin Japanissa nolla-auto Japanin MM-rallissa ja siellä mulla oli ranskalainen kartturi. Nyt mä ajan tässä nämä pari pätkää ja taas on nyt sitten eri. Että oikeastaan voi sanoa, että aina kun on ajanut, niin aina on ollut eri kartanlukija. Anteeksi, mutta tämmöinen kysymys. Ajatko nopeasti? Joo, tietenkin. Kyllä mä mennään painaa kaasun pohjaa heti lähdöstä. No me olemme nyt temaga mingi niimoodi kokku võib-olla üks tund aega suhelnud. Ja kui rajale lähete, ma usun, et... No eks me veidi suhtleme juurde, jah, ma usun raja peal, et ma loodan. Tuhandete viisi pealtvaatajaid saabub Saaremaale Eestimaa erinevatest nurkadest ka põhjusel, et see sügisene võistlus on tavapäraselt ka Eesti meistrivõistluste otsustavaks etapiks. Kasu on kahepoolne. Publik pole kunagi ilma jäänud elamuste rohkest nädalavahetusest ja kohalikelu võtab samal ajal sisse kiiremad pöörded. Mis meile meeldib, et see üritus on just nimelt sellel ajal sügisel, kus meil elu kipub väga vaikseks jääma. 112 startiva ekipaaži seas oli palju kõvasid tegijaid. Ralli üldvõidule olid aga peafavoriidid eelkõige 3 WRC autoga startijat. Toyota Corolla WRC-del mullune võitjad norralane Thomas Shee ning pärast täpselt aastast vaheaega taas rajale naasenud Margus Murakas ning Ford Focus WRC-l kogenud soomlane Jari Viida. It's going to be difficult. I think it's a lot of good competitors, but we had a very good experience from last year, so I hope we can repeat that victory. Rada on ju heas korras, rada on korraldajad hästi ettevalmistunud, hästi valinud, teed on siledad, no seal on väga palju on lahtist kruusa peale, et eks homme esimestel minejatel on vähe nagu sellega häda, aga muidu huvitav, sõidetakse üleval Undjas, et seal on 2 kiiruskatset, mida sõitsime viimati Subaruga N-rühma ajal siin 7-8 aastat tagasi, et päris huvitav. Esimene mitte WRC A-rühma starti oli Priit Saluri, kes koostöös Indrek Lepaga olid tänavu seni ainsad kodumaise ralli võitnud eestlased. 6 aega varem oldi kiireimad ju Järvamaal toimunud Škoda rallil. Kindlasti vähe raskem on, kui mingid pingeid on ikka peale. Äkki oodatakse liiga palju. Ülipõnev punktiheitlus seisis ees N-rühma arvestuses. Koguni 4 ekipaažil olid veel kullavõimalused. Venelaste Žigunovi ja Torossinski kõrval olid 2 ülejäänud küsijat eestlased. Ma usun, et tänase päeval on üks minu karjääri üks suuremaid lahinguid ees, et ma loodan, et me oleme selleks valmis, et
muidugi natukene, ütleme, Vene konkurentide tehnika on natukene teisest klassist, aga ma usun, suudame nagu vastu hakata. Eks kõvasti oleme nagu valmistunud selleks, nii psüühiliselt kui ka sõites, et oleme teinud asfalditrenni ja veidike, et ettevalmistus on parem kui 92 ralliks. E10 klassi esikoha heitlust alustasid taaskord 2 järjestikku startijat, venna tagoja Kalle Ahu ning soomlased Timo Pulkkinen ja Lasse Miettinen. Mõlemad mõtlesid eelkõige aga ka kõrgele kohale absoluutarvestuses. Kohalikke Saaremaa rallipaare oli stardis kokku 13, kuid kõige valjuhäälsemalt saadeti neist rajale Lembit Soe ja Ahto Vihlas. Tänavune senine hooaeg oli meestel kulgenud üle kivide ja kändude, meistrivõistluste medalile olid neil vaid teoreetilised võimalused ning rohkem mõtlesid nad seepärast eelkõige kodusele võistlusele, mille senine bilanss polnud samuti just kiita. Siiamaani on Saaremaal 3-0. Äkki saab lõpuni. Kuidas masin muidu praegu on? Täna oleme siin rivi peal, eelmine kord remontisime sel ajal, et peaks korras olema. Ralli kiirusliku sissejuhatuse tegi avaõhtul Tommi Mäkinen. Oma lubaduse sõita kiiresti ta täitis ning tema Subaru kiirus oli igati võrreldav võistlustulle asunud kiiremate ekipaažide omaga. Peamiselt pimede peale jäänud 3 kiiruskatsest esimene sõideti Kuressaare lähistel Vaiveres ning selle 5,4 kilomeetrise sissejuhatuse võitis norralane Thomas Schie. Ka 2 järgnenud 2,5 kilomeetrisel asfaldikattega linnakatsel oli Schie absoluutselt kiireim ning edestas lähimat ohustajat igal katsel vähemalt 4 sekundiga. Margus Muraka Saare Ojamäe kaotasid Vaivere katsel norralasele 4,3 sekundit. Seejärel esimesel linnakatsel said kirja alles 4. tulemuse, kuid olid teised taas õhtu viimasel sprindilõigul ning enne teist päeva, pikka päeva, oldi kokkuvõttes liidrist 12 sekundi kaugusel ja teised. Esimese päeva 3. platseerusid Jari Viida, Timo Handunen. Sarnaselt Murakaga oli nende nõrgim esitus just linnakatse esimene läbimine. Päeva lõpuks oldi aga eestlasest 8,4 sekundi kaugusel ning 3. Timo Pulkkineni parimaks jäi aga just esimene linnakatse, mil näidati paremusrea teist aega. Õhtule sai ta Jari Viidaga täpselt sama sekundi kümnendiku peal. Rohkearvulise Läti publiku rõõmuks haaras avapäeva lõpuks 5. positsiooni endale lõunanaabrite duo Egle Vilmanis. Kiiremad oldi nii N-rühma kullajahti alustanud Vene pilootidest kui ka Priit Salurist. Andrei Žigunov, Igor Ter-Oganessjants olid absoluudi 6. ning N-rühma kiireimad. Pärast 14. aega Vaivere kruusateel näidati mõlemal linnakatsel 3. tulemust ning psühholoogiline paarisekundiline edu kaasmaalase Aleksandr Dorossinski ja 3-sekundiline edu Martin Rauamees oli käes. Absoluudi 8. kohale asus Priit Saluri, kes Vaivere katse järel oli 5, ent 2.12. aega asfaldil langetasid teda paari pügala võrra allapoole. Tundus, et veidi üle oli ennast häälestanud võistluseks Jaan Mölder Junior. Vaiveres näidati küll kiiret sissejuhatust ja 6. aega, linnakatse ajad 3. 10. langetasid aga ta kokkuvõttes alles 15. Kuna teisel päeval ootas top 15 sõitjaid ees start pööratud järjestuses, läks Mölder ööpuhkusele teadmises, et hommikul starditakse esimesena. A-rühma Eesti meistritiitlit Saaremaale kindlustama tulnud Gunnar Tamm ja Priit Kinnunen olid vee peal aga vastupidiselt, pärast kruusas sissejuhatust toimunud asfaldilõigul. Avaõhtu järel oldi 10. positsioonil ning punktitabelis kullakursil. Klassi F2 Eesti meistritiitli duell Arvo Ojaperve ning lätlase Kaspar Šimkuse vahel oli alanud eestlastele meelt mööda. Ojaperv oli Leedu ja Soome ekipaaži järel 3, Šimkus alles selle arvestuse 8 ning Ojapervest 24 sekundiga maas. Rahvusliku klassi E9 kiireim oli avaõhtu järel Ilkka Randala BMW M3-l. Petri Kauro Volvo 240-ga jäi talle alla 9 sekundiga. Klassis E8 algas oodatult huvitav duell Einar Laibaiki ning Lembit Soe vahel. Kõik 3 kiiruskatset õnnestus saarlaselt napilt võita, ometi teise päeva eel olid edusekundid Laibaigi ees vaid napid 2,7. Ott Tänak ja Hanno Lõpp olid 11 sekundi kaugusel ning 3. Ka klassi E7 liidripositsioon kuulus avapäeva järel Toyota Starletile. Selle eest kandsid hoolt soomlased Kimmo Jalava, Mikko Lukka. Järgnevad 7 kohta kuulusid aga ladal kihutanutele. Teised olid tolle hetkel Remmel Piilberg Samaral ja Jalavast 15 sekundiga maas. Selleks hetkes, kui suur osa võistlejatest olid juba linnakatsele jõudnud, hakkas kätte jõudma ka veoautode stardijärjekord. Parimad võimalused meistritiitli võiduks olid Jaanus Liguril.
Ainus, kes teda teoreetiliselt ohustas, oli juurumees Marko Lee. Paistab, Jaanuse katkestamine ainuke asi. Muud šanssi leia praegu, aga vaatame. Pikad päevad ees. Kui nüüd homme keerab vihmal, siis hakkab nalja saama sellepärast, et kuna veokad võtavad ka päris soliidse kiiruse üles, siis on ikka päris libe. Sugugi üllatus polnud aga see, et avaõhtu kiiremaks osutus hoopis kolmas mees, Jaan Mölder seenior. Medal, mis temale veel pakkuda, oli aga vaid pronksine. Põhjuseks mitmel rallil stardist eemale jäämine. Marko Lee suutis 3 avaõhtu katsest võita viimase, kus Ligur oli muide alles 5. See tähendas kokkuvõttes teist positsiooni ning 5-sekundilist edu pearivaali Liguri ees. Teise võistluspäeva, mis koosnes kokku 10 kisakatsest, võib jagada 3 osaks. Hommikul alustati legendaarsel Kaugatumaa 9,6 ning samuti tuttava Autolehe nimelise ja 12-kilomeetrise Taritu kiiruskatse 2-kordse läbimisega. Nagu varem mainitud, startis avapäeva top 15 pööratud järjestuses. Seega esimesena sattus libedale rajale Mölder Junior, kes just avaõhtul ebaõnnestunult 15. jäi. Praktiliselt avakatse viimases kurvis tegi ta aga saatusliku sõiduvea ja sõitis kiviaeda. Edasisest võistlemisest tuli siis kahjuks loobuda. Ka teisel N-rühma favoriidil venelasel Žigunovil läks rool Kaugatumaa katsel käest. Rajale siiski naasete ning jätkati, paraku kaugel kullaheitlusest. Kohe päeva esimene Kaugatumaa läbimine pakkus oma libedusega mitmeid väljasõite. Esimese kivisilla juures jäi pärast 2 katusetiiru pealtvaatajaks F2-klassi favoriit Ojaberg. See tähendas talle kullaplaanide kokkuvarisemist. Veoautode klassi liidrile jäi just päeva avakatse viimaseks. Trampliinilt maandudes hakkas ekipaaži Mölder Roosimaa plekikiisu mootor suitsema ning hoogu jagus veel kilomeetriks kuni lähima sillani. Kadus ära lihtsalt, jah? Jah, siin pole midagi teha enam. Kõige kiirem aja sai Kaugatumaa esimesel läbimisel Margus Murakas, kuid võrdselt teise aja välja sõitnud Toomas Šii ja Jari Viida ees oli edu vaid napp 0,7 sekundit. Järgmisel katsel oli ta küll teine, kaotus Šiile suurenes aga juba 10 sekundi võrra. Pärast hetkelist allajäämist Murakale võttis norralane Šii aga ülejäänud hommikuse 3 katsega ohjad täielikult enda kätte. Edu päeva esimese ringi lõpuks oli Muraka ees juba üle poole minuti. Jari Viida ja Margus Muraka vahel tõotas aga tulla põnev heitlus teisele kohale. Soomlane kord edestas, siis jälle kaotas eestlasele mõne sekundi ning 7. katse järel oli ta 3. ja 7,9 sekundit Murakast maas. Meeletut sõitu tegid päeva esimesel kolmandikul Pulkkinen Miettinen. 4., 4., 5. ja 6. aeg tõstsid soomlased 7. katse järel absoluudi 4. Fookus WRC-ga kihutanud Viidale jäädi tol hetkel alla 15 sekundiga. Kalle ja Ago Ahu kaotasid E10 klassi arvestuses soomlastele ligi poole minutiga, kuid üldarvestuses oldi siiski üpris kõrgel, 7. kohal. Aleksander Dorosinski ja Martin Rauami vahe suurenes avakatsega 0,9 sekundilt 6,5. Venelane oli leidnud kiiremini sõidurütmi. Järgmisel Autolehe kiiruskatsel kaotas Rauam konkurendile veel lisaks 6 sekundit, samal ajal kerkisid klassi 3. korraks ka leedulased Švedas Sakalauskas. Enne päeva teist kolmandikku kaotas Rauam klassi liidrile kokku 24 sekundit ja muide esikolmikust kukkus 6. katsel taas välja ja tehniliste probleemide tõttu Leedu ekipaaž. Tõusvas tempos sõitsid teise päeva esimese kolmandikus Slava Popov Aivar Järvet. Selle tulemusena tõusti peagi absoluudi esikümne lõppu. 7. kohalt aga koguni 16. langesid Taritu teise läbimisega Saluri ja Lepp. Rallit pole vennad, kui silmas pidada nende edu Paide rallil. Sõita pool.
lõpetas töö ja üle 3000 pöörde ei saanud nagu autoga sõita, et meil tippkiirus oli mingi 130 ja lõristasime lihtsalt ja hävisime 40 sekundit. Saarlaste kaasaelamine oma meestele Soe Pihlas lõppes aga ralli 5. kiiruskatsel. Kriipsu lootustele Saaremaal esimest korda ka finišiväravani jõuda tõmbas peale mootoririke ja seda hetkel, kui edu Einar Laibaiki ees oli kasvanud juba 18 sekundile. Klassis E7 oli rajal veel 14 ekipaaži, endiselt dikteeris sündmuseid Kimmo Jalava, Ats Remmelg oli juba kaugemal kui minut ning ka 3. positsioonile Andres Kaabel, kes hiidlasele 14 sekundiga kaotas. Klassis E9 konkureerisid esikohale endiselt 2 soomlast. Aldonen ja BMW edestasid 7 katse järel Kauret ja Volvot 16 sekundiga. Veoautode klassis oli Jaanus Ligur haaranud liidriohjad, Marko Lee oli taandunud 15 sekundi kaugusele. Saaremaa ralli teise päeva teine kolmandik koosnes 4 katsest. Kõigepealt oli kavas 2 kilomeetri pikkune Oriküla publikukatse Paarisrajal, seejärel sõideti 2 uuel Loode Saaremaa katsel, seejärel naaseti enne viimast tõsist servisvaheaega veel kord Orikülasse, kus veidi muudetud rada ühekaupa läbiti. Orikülas nägi kõrvuti duellis hetke 2 esimest, norralast Schied ning Margus Murakat. Olgugi, et suurema osa distantsist tundus eestlane olevat konkurendist ees, tegi norralane õnnestunud lõpuspurdi ning lõpetas 0,6 sekundit enne Murakat. Alistas duellis oma kaasmaalase Timo Pulkineni ja Jari Viida Murakale sellel katsel alla vaid 0,2 sekundiga. Võitis siis järgmise Unva katse ning kaotus eestlasele taandus vaid 2,3 sekundile. Kümnes katse oli saatuslik nii Murakas Ojamäele kui ka Pulkinen Mietinenile. Soome ekipaaži Lancer Evo 3 ütles lõplikult üles käigukast, Murakas kaotas aga üle 40 sekundi ja langes Viida selja taha kaugele maha. Esipiduritega oli mingisugune häda, et tähendab selle Undva kiiruskatse lõpus juba läks pedaal pehmeks, tundub läks mingil põhjusel piduri oli keema ja sellele järgneval, mis oli Koru raske saare nimega kiiruskatse. Et selle tulime täiesti ilma esipiduriteta, tagapiduritega, käikudega pidurdasime, et täielik košmaar. Norralane Ski oli seega pääsenud lõplikult vabasse vette. Edu Jari Viida ees oli pärast päeva teise ringi lõppu ja enne ralli 2 viimast kiiruskatset 35 sekundit. Everything feels good now. We are taking it a little bit easy now on the last stages, and we also have a little bit problem with the turbo. We lost a little bit turbo pressure on the last 2 stages now, so but I think we're gonna manage to get to the end. Ralli teise koha suunas liikus nüüd kindlalt Jari Viida, kes nagu õigustades seda positsiooni võttis norralaselt katsevõidu nii Unva 9. kui Oriküla soolosõidus 11. katsel. Pärast Mölder juuniori katkestamiskatsetele esimesena startinud Ago Ahu oli aga Pulkineni katkestamise järel tõusnud E10 klassi liidriks. Absoluudis hoidis see ka 6. kohta. Tõsi, selja taga oli paari sekundi kaugusel enne viimaseid katseid mitu konkurenti. Esimesena ja praegu ja kerge vihm oli ka seal, et siis see oli küll müstika, et me tegelikult mõlemi katse peal käisime sisuliselt teelt väljas, et aga nüüd õnnelikult oleme tagasi. 7 sekundi sisse ja kohtadele 12–15 mahtusid enne võistluse viimast katsete paari 4 eestlaste ekipaaži. Popov Järveti edu Remmak Suuderi ees oli kõigest 1,4 sekundit, kes omakorda edestasid Lindal Maasikut 4,6 sekundiga. Apsakaid ei ole olnud. Nüüd rehvi rõhuga läksin eelviimasel katsel. Tegin ise natuke valesti, aga see oli minu viga. Mootori tuksumisel ei ole midagi viga, aga ise ei saanud nagu hommikul käima ja siin sõitsime natuke rattad vilptu alla, on päris raske sõita. Lindali tuules kõigest 0,4 sekundi kaugusel oli enne 2 viimast katset Gunnar Tamm, kes positsiooni esikümnes kaotas teise päeva ebaõnnestunud algusega. No läksime siin rehvi valikuga hommikul väga alt. Moodi midagi. Taas oli pärast ebaõnne rütmi leidnud ka Priit Saluri, kes Oriküla Paarisrajal alistas vahetusduellis N-rütma liidrit Rossinski ning parandas positsiooni iga katsega.
11. järel tõusis ta juba absoluudi 9. N-rühma 2 kiireimat Torosinski ja Rauam Oriküla publiku katsel kokku küll võistlema ei sattunud, ometi näidati praktiliselt võrdselt aega. Venelane võttis ka järgmiselt undva katselt kiireima finišilipu, kuid seejärel Kõruse 10-kilomeetrisel lõigul oli ta alles klassi 12. Nähtavad probleemid olid vasaku esirattaga ning enne tehnilist abi tuli Rauamile väärtuslikke sekundeid ära anda ka Oriküla soolokatsel. Немножко быстро зашли в правый поворот, нас тащило влево, и там лежал камень. Загнули рычаг, и пришлось ехать второй доп, 2 допа еще ехать вот с таким колесом. Ну, что делать? Проиграли эти допы. Edu eestlase ees oli Torosinskil pärast 11. katset veel vaid 20 sekundit ja ees 20 kilomeetrit kiiret sõitu. Hoog tuleb väga kõva hoida, et ega see Uspenski samamoodi tuleb selga ja Žigunov ei ole ka väga kaugel, et selles mõttes on kõik on lahti veel, ma arvan. Rauam Poom pingutasid tõesti kuni finišini, edestasid Torosinskit mõlemal katsel, kuid 14 sekundit jäi venelasel lõpujoonel siiski edu. Absoluutarvestuses said klassi kiiremad vastavalt 5. ja 6. koha. Eesti meistrivõistluste lõpplahendusena kuulub tänavune N-rühma kuld seega Torosinskile, hõbe Rauamile ja pronks Žigunovile. Klassis N2 ning ka F2 arvestuse esikoha kindlustasid endale Honda Civic Type R-iga sõitnud soomlased Janne Pihlajamägi, Mika Leistia. Eestlased Virko ja Põldsepp pidid rahulduma 4. kohaga. Ka klassis A5 ei jõudnud eestlased esikolmikusse. Võidu viis Leedusse Audrius Gimsauskas. Klassis E7 võidutsesid taaskord soomlased Jalava Lukka. Teise koha said Andreset Kaabel ja Koitla. 3. kohaga kindlustasid aga Eesti meistritiitli Gabriel Müürsepp, Mihkel Haug. Klassi E8 ülekaaluka võidu viis Saaremaalt soomlane Jouko Karhumägi Volkswagen Golfil. Sama marki pilliga said 3. koha Ott Tänak, Hanno Lõpp. Eesti meistriks tuli aga seekord 4. koha saanud Einar Laipaik. Veoautode klassi esikoha suutis kuni finišini säilitada Jaanus Ligur. Marko Lee jäi alla rohkem kui 2 minutiga. Saarlased Liblik Mesila olid seekord 4. Nüüd aga tagasi Uno X 37. Saaremaa ralli absoluudi esikolmiku juurde. Nii Ši kui Viida sõitsid viimased 2 katset täpselt nii kiiresti kui koha säilitamiseks vaja. Norolane muide võttis mõlemad katsevõidud endale ja Viida oli mõlemal korral teine. Paari Murakas Ojamäe kannatuste rada jätkus aga kuni finišini. Kui eelviimasel katsel lõpetati 3. ajaga, siis viimasel purunes vasak tagumine rehv ning taaskord tuli 40 sekundit tagantpoolt tulijatele ära kinkida. Siiski, õnneks 10,7 sekundiliseks edu ralli 4. tulnud lätlase Aivi Segle ees veel jäi. Toyotal ma ei ole katki sõitnud ühtki rehvi eelnevalt. Ehk siis ma arvan, et viimane rehvi purunemine kiiruskatsetel võib olla aastast 1997-8. Äramärkimist vajab kindlasti ka Priit Saluri finišini jätkunud kohaparandus. Kokkuvõttes suutis ta võistluse lõpetada 7. kohaga, olles A-rühma 5. Siin siis tänavuse ralli absoluutne tipp, kus juures ei saa märkimata jätta, et 112 ekipaažist jõudis Kuressaare kesklinna finišikaare alla 70. Huvitav on ka fakt, et esikaheksasse mahtus 5 erineva riigi esindajaid. Põnev sekundite mäng jätkus ka esimese 10 lõpus ja teise alguses. Eelpool mainitud põnevast Eesti rallipaaride kvartetist olid lõppfaasis kohaparandajateks Remmak ja Popov. Paar kohta andis järele Ramon Lindal. Kuna vendade lahudel purunes viimasel katsel rehv, siis parimaks E-rühma esindajaks oli tänavu taas Kimmo Jalava. Võistlusjärgsel pressikonverentsil ei varjanud Toomas Ši oma rõõmu mulluse võidu kordamise üle. Tänavusel rallil olid aga tema lemmikkatseteks. I like the first stage we did today down at the ocean. I think it's very, very nice. And also the one after, so stage 4 and 5, I think is my 2 best stages on this rally. Also the 2 new stages we did today, which was the 2 last ones, it's also nice stages. So I think all the stages is quite nice. It's nice rhythm and nice flowing stage, so you get, it's nice to drive on them. Jari Viida käest sai aga uuritud, mis oli siis tänavuse Saaremaa ralli eripäraks.
Jos jotain niin kuin tästä muistaa, niin varmasti muistaa, että keli oli kaikista paras, mitä on ollut. Ja uusia erikoiskokeita oli siellä ylhäällä. Ne oli ihan kivoja erikoiskokeita siellä merenrannalla ja tosi hienot maisemat siellä ja muuta. Margus Murakas oli tänavune pari meestane, tagasi vaatas ta võistluspäevadele realistlikult. Võib-olla tagantjärgi mõeldes, eks me tegelikult tulimegi sellise häälestusega juba siia, et ega me päris võidu peale nagu sõitma ei julgenud kulla, sellepärast et ma tean, mis hooga eelmine aasta sõitis Toomas Schie siin. Et seda hooga nagu jagus ja arvestas asjaolu, et ikkagi nagu aasta on kodus istutud ja Aarel ka esimene koostööprojekt, et seda oleks nagu palju olnud loota. Saaremaa rallit toetasid Uno X,